Tallahassee's Floridas on veidi enne kella 7 õhtul, kui üks otsasõit ja põgenemine on jätnud ühe üliõpilase elu eest võitlema. Johnny! Mul on veel kindaid. Esmareageerijad leiavad 20-aastase Elizabeth Simsi, keda kirjeldatakse kui Florida osariigi ülikooli tudengit, kes kannatab raskete vigastuste all. Hetked hiljem kuulutasid meedikud ta sündmuskohal surnuks. Seejärel otsivad politseinikud võimalikke tunnistajaid, kellega rääkida. Hei, kas keegi nägi, mis juhtus? See on 315, ma tulen sinu juurde, kui vajad, et ma vahetust teeksin. Tüdruk, kes talle otsa sõitis. See tüdruk, kes nägi kõike pealt. Kas keegi sai tema numbri või midagi sellist? Keegi ei tea, kes ta oli. Ma ei tea. Kas sa nägid, mis juhtus? Olgu, kas sa said numbrimärgi või midagi, sõiduk? See oli valge, umbes sellise suurusega auto. Maastur, milline maastur? Mis? Ta üritas nii kõvasti valge olla. Ja siis tuli see valgus. See lendas täiesti üle auto katuse, veeres tagurpidi ja jätkas liikumist. Olgu. See oli väga kiire. Tal oli maastur. Umbes sellist suurust. Aga see oli õige. Jah, ja ma sain temast lahti. Vabandust, nad sõitsid nii kiiresti mööda. Koha peal olnud tunnistaja ütles, et sõiduk. Mis see on? Mis see seal on? Mis tänav see on? Kas te teate, mis tänav see on? Just ongi õige. Tunnistaja koha peal ütles, et see oli valge maastur ja see keeras vasakule, liikudes lõuna suunas mööda jõge. Kas sa nägid juhti? Kas te nägite, mis juhtus? Kas te nägite, mis juhtus? Kas te tunnete teda? Ma keerasin sõna otseses mõttes paremale. Ma pöörasin paremale. Ma tahtsin teada, miks need autod ei liikunud, nii et ma pöörasin paremale ja nägin seda. Ta sai autolt löögi. See oli must maastur. See oli otsasõit ja põgenemine. Kas see olid sina? Sest nad ütlesid, et see oli valge. Ma arvasin, et see oli must. Kummale poole see pööras? See on kuriteo paik, sõber. Kuule, liigume siia poole. Kas me oleme praegu kuriteopaiga keskel? Või siis otsasõit ja põgenemine. Meie kahtlusalune sõiduk ei ole hetkel teada. Püüame seda infot praegu saada. Mul on siia veel paari patrulli vaja, et hakata neid inimesi kinni pidama. Kas sul on selle kohta mingid tunnistajaid, kellelt saaks foto välja anda? Me saame selle auto kohta 2 erinevat kirjeldust. See tüdruk, tema hõbedane auto on siin, ütleb, et see oli valge linnamaastur, umbes sellise kujuga. Ja teised lapsed ütlevad, et see oli must linnamaastur. Aga see tegi peatuse ja pöörde. Kes on tunnistajad? Meil ei ole kedagi. Juhtumiaruande kohaselt tuvastasid uurijad, et Elizabeth kasutas tähistatud ülekäigurada, kui auto talle otsa sõitis, paisates ta hinnanguliselt 127 jala kaugusele ülekäigurajast, kus ta leiti esmareageerijate poolt. Ma lihtsalt nägin seda ja nägin autot sõitmas ning kuulsin, kuidas see talle otsa sõitis. Ma olen üsna kindel, et see oli hall auto. Jah, ma olen üsna kindel. See oli suurem nagu SUV, hall SUV. Hei, meil on teada halli SUV kohta. Olgu. Tüdruk, kes just minuga rääkis, kus sa oled? Kas on tema, kes temaga räägib? Olgu. Ma teen seda sinu eest, kui sul on teine tiib olemas ja sa seisad taga rohelise veeru 14 juures. Kas ma saaksin kiiresti su andmed kirja panna? Kus sa seisisid, kui sa seda nägid? Ma kõndisin mööda seda tänavat. Ja sa lihtsalt nägid, kuidas see mööda lendas? Jaa, see oli auk. Kas sa ütlesid, et olid kohe taga? Kas te kõik nägite seda ka? See oli tumedamat värvi auto. Nagu heledam, nagu hall. Ta ütles, et nagu hõbedame. Palun anna see info laiemalt edasi, päriselt ka. Kas sa saad otsingut laiendada ka heledale värvile, võib-olla ka heledamale hõbedasele värvile? Kas sa kuulsid, kas auto üldse pidurdas? Ei pidurdanud üldse. Isegi mitte. Kas keegi teist tunneb teda? Ma olen väga kaua olnud. Noh, jah, üks tunnistaja ütleb, et ta lendas üle auto. Nii et see on... Kas sul on avari kohta juhtumi number?
meil on see nii must, valge ja hall, aga see viitab pigem heledamale värvile. Ma arvan, et see ei pruukinud siis olla maastur, ma ei tea. Jah, härra. Peamine tunnistaja. Kuidas läheb? Just on Krista. Mida sa tahad, et ma teeksin? Mul pole aimugi, me lihtsalt otsime praegu tunnistajaid ja muud sellist. Olgu. Hästi. Kus sa siis olid, kui... Ma istusin täpselt seal. Kas sa näed seda HM-i silti? See A19, siit sinu jaoks. Jah. Ma istusin seal, sest olin oma koeraga väljas. Ma kuulsin, et see lülitati välja. Ma nägin seda õhus ja see maandus. Ja siis ta veeres viltu, peatus, peaaegu aeglustas, siis karjus ja siis jätkas liikumist. Ja ma ei näinud kogu autot. See on must, väike, see on must auto hõbedasega. Viimased. Ühel kalsas. Tifoota, sest mul on peamine tunnistaja. Ja ta ütleb, et see on must auto. See ei ole probleem. Oota üks, et ma annan sulle rohkem infot. Mine lihtsalt alla ja visku pikali. Okay. Õige. Nii, et sa oled 25 A peal, seal pole mingit muudatust kogu Kanadis. Nii, et sa seisid... Jah, ma istun täpselt seal, kus see mees telefoniga räägib. Ja sa nägid seda... Nii, et ma pöörasin ümber. Palun, pane kõik kaamerad tööle. Nii, et sa nägid musta sedaani, eks? Jah, musta värvis sedaan. Mitte väga uus, aga ka mitte vana. Jah, nad ütlevad, et ootavad, et ma kirjelduse annaksin. Must sedan. Must sedan. Ei ole uus, ei ole vana. Aknad olid all, sest ta karjus. Ei ole uus ega vana. Mitte just väga uus. Kohe kindlasti mitte uus, aga ka mitte 2005. aasta oma. Ma ütleksin, et midagi 2010. kuni 15. aasta kandist. See ei olnud uus. Hõbedane või kulda, ma ei tea täpselt, mis see oli autosse sisse ehitatud, umbes nii suur. Pagasiruumi tagaosas. Jah, pagasiruumi tagaosas. See oli nagu see oleks autoga kaasa tulnud. Nagu hõbedane või? Nagu hõbedane või kuldme metallist asi, mis oli autole ehitatud. Ma proovisin, ma soovin, et ma oleksin teada saanud, mis marki auto see oli. Vabandust, pole hullu. Aga ma lihtsalt jooksin üle. Hõbe või kuld? Nagu mingi plaat või midagi pagasiruumi tagaküljel? Numbrimärgi kohal. Hästi. Kas sa nägid juhti? Ei. Nende hääl ei kõlanud nagu mehe oma. See oli mees. Nad ütlesid, keegi ütles, kurat. Sest ma kuulsin seda ja siis nad kiutsid kohe minema. Olgu. Ja kuhu suunas nad läksid? Sinna puule. Nad läksid otse. Nad läksid otse edasi ega tulnud siia poole. Ma vaatasin ja nägin, et nad liikusid liiga kiiresti, et pöörata. Ma vaatasin, sest ma tulin siia välja ja nad kiutasid kohe minema. Ja nad liikusid liiga kiiresti, et pöörata. Okay. Palun andke kirjeldus dispetšerile edasi. See saab olema must sedaan, väiksem mudel. Võimalik, et aastates 2010-2015 sellel on hõbedane või kuldne plaat numbrimärgi kohal. Võimalik, et pagasiruumi juures. Ja see kas jätkas otse läände üle Pensacola või pööras lõunasse? Ma kuulsin seda. Tiepu, me saame veenduda, et räägime omavahel. Kuule, ma ei saanud tema 14 komplekti kätte. Olgu. Sõiduki kirjelduse põhjal ütles politsei, et osakonna reaalajas kuritegevuse keskus suutis tuvastada vastava auto, mis põgenes sündmuskohalt ja sõitis punase tulega läbi. See viis politseinikud umbes 2 miili kaugusele, kus kahtlustatav sõiduk, mida kirjeldati kui 2008 aasta Nissan Sentrat, leiti vähem kui 2 tundi pärast esialgset avariid, teatas politsei. Auto oli pargitud ning selle kapotil ja esiklaasil olid nähtavad kahjustused, sealhulgas politsei sõnul veri ja juuksed. Politsei raportis seisab, et kahtlusalune ja tema ema lähenesid mõlemad politseinikele, kus juures ema väitis, tsiteerin, ta lihtsalt sattus paanikasse ja tuli siia. Ja lisas veel, et nad üritasid, tsiteerin, teha õiget asja. Järgmisena näeme esimest korda kahtlusalust, kui ta viiakse ülekuulamisruumi küsitlemiseks. See on True Blood, eks? Detektiivid tuvastavad siin nähtud väidetava juhi kui 18-aastase Willis Trueblood Juniori, kellelt uurijad soovivad väga kuulda. See on Billis, ma ütlesin õigesti. Veel kord, minu nimi on detektiiv Adams.
sa võid mind kutsuda Robiks, kui soovid. See on lihtsam. Kas sobib, kui ma kutsun sind Williseks? See on detektiiv Bullock. Josh Bullock. Sa võid teda kutsuda Joshiks. Sa tead, mis me kõik siin oleme, eks? Hästi. Enne kui ma küsin sinust midagi selle kohta, mis juhtus, pean ma sulle midagi ette lugema. Hästi, need on sinu õigused. See on sinu Miranda hoiatus. Hästi. Detektiiv lööb Willisele tema Miranda õigused enne edasist ülekuulamist ette. Nii. Ma saan aru, et juhtus õnnetus. Olgu. Ma pean kuulma sinu versiooni juhtunust, sest meie näeme ainult seda, mis on õnnetuspaigal. Ilma sinu versioonita ei ole meil kogu lugu. Kas see on arusaadav? Jaa, ära. Kas saate mulle umbes aimu anda, kus te olite ja mis toimus? Ma tean umbes, mis kell see oli. See oli umbes 5 või 6. Ma ei tea täpselt, aga ma tean, et oli palju liiklust ja päike paistis kindlasti mulle näkku. Mul oli päikesesirm all, et saaksin sõita. Ehk päikesesirm, jah, härra. Nii et ma tulen alla nagu väikesest künkast. See on nagu korralik väike küngas. Mis iganes Florida State on. Seal on 2 erinevat poolt. Ma olen keskel. See on tänav. Ma ei tea, mis pool Florida State'ist on, aga ma tean, et siin pool ja seal pool on poed. Kas sa mäletad selle tänava nime? Ei mäleta, härra. Olgu. Aga ma olin nagu... See on nagu Civic Stadium, mis iganes see ka poleks. On kohe enne seda nagu, seal on koht, kus kõik inimesed koos on. Olgu. Kas sa mäletad, kas see oli 2 või 1-realine tee? See oli 2-realine tee. Ei, ma mõtlen nagu... Liiklus käib mõlemas suunas. Ja ma taban seda. Ainult ühes suunas. Okei. Nii et põhimõtteliselt ma tulen alla. Ma näen seal üleval tuld. Ma püüan nii hästi, kui suudan vaadata. Ma näen teisi autosid sõitmas. See annab mulle märku, et ma saan veel minna enne kui jõuan valgusfoorini, sest ma pean teise ritta reastuma. Ja selleks ajaks, kui ma vaatan peeglitesse, et näha, kes mind ridade vahetamisel takistab, lihtsalt pauk. Sa saad aru? Lihtsalt pauk. Auto, millega ta just kokku põrkas. Ta sõitis autole otsa. Jah, ma ei näinudki teda tulemas. Kõik juhtus nii kiiresti. Ma ei näinud seda. Ma ei teadnud, mida teha. Nii et ma lihtsalt lahkusin. Olgu. Kuskil, kus mind oleks võinud koos Karl Mooniga süüdistada. Miks sa lahkusid? Sest ma sattusin paanikasse. Ma ei teadnud, mida teha. Olgu. Ma olin tõesti hirmul. Ma hakkasin värisema. Mul oli palav. Ja ma ei teadnud seda. Ma lihtsalt lahkusin. Ma olin hirmul, vend. Ma olin hirmul. Willis ütleb detektiivile, et päike oli ristmiku ületades teguriks, mille tulemusel ta sõitis ohvrile otsa ja tappis ta. Enne kui ta ütleb, et hirm võttis võimust ja pani ta sündmuskohalt põgenema. Seejärel soovib detektiiv rohkem teada kahtlusaluse tausta kohta. Kas sa oled varem pahandustesse sattunud? Mitte midagi suurt, ainult väiksemad asjad või? Jah, koolis sattusin ma politseinikuga pahandustesse, aga see ei juhtunud koolitundide ajal. Sa saad aru, eks? Ja sa oled 18, eks? Jah, härra. Okei. Okei, nii et pärast õnnetust saime läbi. Bert, kuhu sa läksid? Nad ütlesid, et sa helistasid oma emale, eks? Olgu. Esimene asi, mida ma teha sain, oli minna oma sõbra juurde. Ma ütlesin, et helista talle. See oli ainus asi, mida ma esimesena teha sain. Ja kus see on? Kust ma selle sain? Holtoni tänavalt. Holtoni tänavalt? Härra, olgu, vabandust. Mulle helistati majast, nii et ma ei teeks seda. Noh, kes iganes tuli ja mind ära viis. Nad tulid Liberty tänavalt. Sealt nad mind peale võtsidki. Nad tulid ja võtsid selle sealt. Okei. Kui kaua pärast seda, kui sa tema majja läksid, sa ütlesid, et helistasid emale? Ma läksin kohe ja helistasin talle kohe. Sa helistasid emale tema majast? Jaa. Okei, nii et sa helistasid oma emale? Ja ta tuli mulle järele. Ta tuli sinna, istus ja ootas, kuni kõik kohale jõuavad põhimõtteliselt. Nii et me lihtsalt istusime seal mu sõbra juures. Okei. Mis su ema nimi on? Jaa, härra. Okei. Nii et tema on see, kellele auto kuulub? Jaa. Lihtsalt kontrollin, kas sain õigesti aru. Mis tüüpi auto see on? See on 2008. aasta Nissan Sentra. Okei. Sentra? Jaa, härra. Kas see on 4-ukseline või 2-ukseline? 4-ukseline. Okei, nii et sa läksid tema koju Holtoni Liberty piirkonda ja sa helistasid emale ning siis ema tuli sinu juurde. Jaa. Okei. Mis sul sel ajal mõttes oli? Ainus asi, millele ma mõelda suutsin, oli see, kust ta tuli.
sõna otseses mõttes. Kust ta tuli? Kõik, mida ma nägin, oli märk ja tee. Märk ja tee. See oligi kõik. Okei, ja see oli kõik, mida ma nägin. Ma ei tea isegi, kuidas ta siia sai. Ma ei tea. Mul on siiani värin sees. Ma ei tea, mida teha. Jah, see on traumeeriv. Ta ilmus äikusagilt välja. Ja. Äikusagilt. Mis? Kas sa mäletad, ma tean, et see võib olla natuke raske, kas sa mäletad, kui kiiresti sa sõitsid? Ma ei sõitnud üle 30, seda ma tean. Okay. Ma ei sõitnud üle 30, ma aevlustasin, et raba vahetada. Ja sa ütlesid, et oli liiklus. Me nägime 2 autot vasakus reas, kuhu ma proovisin ümber reastuda, et nende taha jääda. Okei, nii et sa oled paremas reas, mis on siis, ma arvan, kõige põhjapoolsem rida. Ja sa üritad pöörata. Ma üritan. Vasakule reastuda, jah. Okei, kuhu sa suundusid? Pääsimäge. Oli see nii. Kus sa tulid? Oma Mages. Lihtsalt huvi pärast, mida sa sinna tegema läksid? Me lihtsalt hängime jälle. Xbox. Pane mikrofon kahvlite juurde. Okei. Kui sa jõudsid koju, ütlesid sa, et helistasid emale. Ma mõtlen, kas sa vaatisid autot? Ma olin, nagu mõtlesin, ma olin kinni selles, kus ta tuli. Ma oleksin võinud paanikasse sattuda. Ma ei saanud, ma ei vaadanud isegi autot. Nad tulid ja võtsid mu kaasa. Ma kaotasin võimaluse autot vaadata ja näha, mis juhtus. Ma värisesin, ma ei suutnud midagi teha, ma hakkasin oksendama. See kõik oli lihtsalt liiga palju. Ma ei suutnud seda teha. Kas esiklaas oli katki või midagi sellist? Jah, esiklaas oli pragunenud. Kui ta pragunes, oli auto eesosas mõlk, otse kahva ees. Kas juhipoolsel küljel või teisel poole? Auto kapoti lende. Nii, et otse kapoti keskel? Ja. Okei. Vabandust veel kord, ma ei teinud seda. Ma tulin siia. Ma ei läinud sinna, kus sina olid. Seega ma ei näinud midagi. Ma tõesti hindan seda, et sa oled minuga täiesti aus. Ja ma arvan, et sa oled minuga väga aus. Kas on midagi, mida sa tead, sa ütlesid, et sa ei näinud, kust ta tuli? Kas sa mäletad, kui sa rääkisid valgusest? Kas see oli nagu foor, mille juures sa olid? Ma liikusin ka sinna poole. Ma ei jõudnud foorini, sest ma sõitsin talle enne otsa. Noh, kust mina tulin, seal on Florida State'il laikesed sildid, mis ütlevad, et inimesed kõnnivad ja nii edasi, aga seal, kus tema oli, polnud ühtegi silti läheduses. Ma ei saa aru. Seal on üks, millel on väike jalakäijate sild üle tee. Ja see on sellest edasi. See hakkab pilkuma, tead küll, see väike silt, neil on silt nimega College Town. Ja. Kollased hoiatussildid, jah. Yeah. See oli sellest juba möödas. Ma just möödusin sellest ja kui ma natuke edasi läksin, seal üleval on valgus, seal ma teda nägingi. Milline ta välja nägi? Kas see oli nii, et ma ei tunne neid teid, aga kust mina tulin, seal on näha, et mõlemal pool on natuke poode või mis iganes need on. Ja sa tuled üles ja liigu staadioni poole. Nii et põhimõtteliselt, kui sa oleksid otse edasi läinud, oleksid sa näinud staadioni otse enda ees? Jah, ja sa keerasid vasakule ning seal oledki jälle tee peal või mis iganes. Okei. Kas sa vaatisid oma telefoni või midagi sellist? Ei. Sel hetkel? Ma ei teadnudki, seda ma räägingi. Ma pidin minema oma sõbra juurde, et tema aitaks mul oma telefoni otsida, selle roosa asjaga. Ja. Sest ma ei teadnudki, mis juhtus. Ma olin segaduses. Kõik, mida ma teadsin, oli see, et mu rattad olid perses. Ma teadsin, ma sõitsin kellelegi otsa ja lihtsalt rikkusin kõik ära. See ongi kõik. Ja. See oli kõik, mida ma sain teha. Ma ei saanud midagi teha. Ema ainult ütles mulle, et rahune maha, joo vett, hüüdis, tellis jooke, kõik oli korras. Ma olin liiga šokeeritud. Ma ei tea isegi, kus mu telefon sel hetkel oli. Ma ei olnud seal. Tegelikult usun, et ta kas tõi selle mulle või otsis selle veel. Ma ei tea isegi. All do. Niisiis, et anda ülevaade sellest, mida ma aru saan, mida sa ütled. Sa tuled oma majast, mis asub suundudes maja poole, mis asub Houghton Liberty tänava piirkonnas või pannide juures, vabandust, see koht Xboxis. Nii et sa sõidad mööda teed, sa ütlesid, et seal on natuke liiklust. Ja. Väikese sirm on all. Kas sa kuulad raadiot või midagi muud? Tead, mu raadio oli pätki, nii et see ei oleks seal sees mänginud. Olgu. Ja pärast. Ja pärast õnnetust oli su esimene mõte lihtsalt edasi sõita.
ma aeglustasin alguses, aga siis hakkasin paanitsema, nagu ma lihtsalt pidin minema. Ma ei teadnud, kus telefon on ega midagi, mida oleksin pidanud seisma jäämiseks vajama. Nii et ma läksin kõige lähemale kohale, mis mulle pähe tuli. Mis see oli ja siis sa helistasid emale? Jaa. Ja ema tuli sinu juurde? Minu onu võttis ta peale ja ta tuli minu juurde ja... Ogu. Auto, millega ma sõidan, on tema nimel, aga see on mõeldud mulle, kui see mõistlik tundub. Ogu. Kas sul on mulle küsimusi? Ma tean, et sul käib endiselt peas palju asju läbi. See on traumeeriv sündmus. Aga sa saad sellest üle, eks? Nagu ma ütlesin, hindan ma seda, et sa rääkisid meile ausalt, mis juhtus sinu vaatenurgast. Sest nagu ma ütlesin, kui me jõuame mõnele õnnetuspaigane, siis me ei saa kogu lugu teada, kui me ei kuule iga ühe versiooni. Kas saad aru? Ogu. Me läheme korraks välja. Kas sul on veel midagi vaja? Detektiiv lahkub mõneks minutiks ja naaseb siis, et Williselt mõned täpsustavad küsimused küsida. Ogu. Ma lihtsalt üritan meenutada, mida sa ütlesid. Ma tean, et seal on see mägi. Päikese sirm on all, päike. Paistab sulle otse läbi esiklaasi sisse. Pärast seda, kui sa ütlesid, et ta jooksis autona otsa. Mis täpselt juhtus pärast seda, kui ta autole otsa jooksis? Ma sattusin paanikasse. Kuule, tema sõitis otsa. Ma pidin kohe oma sõbra juurde minema, et ta mulle helistaks. Olgu. Kas sa peatusid või midagi? Ma ütlesin, et sa aeglustasid. Jah. Ma aeglustasin korraks, sest ma kavatsesin peatuda. Aga ma olin liiga paanikas, et isegi peatuda. Ma ei tundnud oma kõhtu. Kõik lihtsalt algas. Mu keha hakkas imelikult tunduma. Jah, ma ei tahtnud alustada. Ma olin liiga närvis, liiga hirmul või midagi, ma ei tea. Minu peas ma ei suutnud peatuda. Ma ütlesin, et ma ei saa. Ma hakkasin natuke alla andma. Ma ei tea, mis... Okei, nii et sa aeglustasid, aga sa aeglustasid, sest kavatsesid peatuda. Sa tegid seda ja siis läksid majja, et helistada. Kas sa mäletad midagi selle kohta? Mida ta kandis või midagi sellist? Seda ma räägingi. Ma ei näinudki teda tulemas. Ma ei tea isegi, kust ta tuli. Ma ei tea isegi, mis värvi riideid tal olid. Ma mõtlen, et see tabas sind. Ma ei näinud midagi sellest. Ma ei teadnudki, et mu esiklaas oli katki. Ma olin aegustanud. Ma proovisin pidurdada, aga ma liikusin ikka edasi. Kas sa ikka nägid sellest välja? Sa ütlesid, et esiklaas oli katki. Kas sa ikka nägid sellest välja? Päike paistis ikka mu näkku, nii et ma lihtsalt laisksin päikese sirmi alla. Sa üritasid pragude vahelt näha. Kas see oli suur, tõesti suur pragu? Jaa. Okei. Willis arreteeriti surmaga lõppenud õnnetuspaigalt lahkumise eest. Kohtu andmetest selgub, et ta ei vaidlustanud hiljem seda süüdistust ja mõisteti 8 aastaks vangi. Telli kohe, et saada lihtsamalt ligi värskeimatele Law and Crime'i uudistele.